aga nüüd kutsun teie ette kõigepealt Eesti Maaülikoolist Henn Korjuse, palun. Need mõtted, mis siin tänase päeva jooksul tekkisid. Palun. Henn, teil kõigepealt ettekande. Tere päevast ja mulle meeldis väga Asko Lõhmuse lähenemine, et me vaatame 20 aastat minevikku, siis mõtleme, mis juhtub järgmise 20 aasta jooksul. Ja 20 aastat tagasi tehti Eesti metsapoliitika. Olin siis noor teadlane ja mul tuli teha Eesti metsade raiemahu arvutused. Mina sain tulemuseks tolle aja kohta kolossaalse numbri, 12,6 miljonit tihumeetrit raiemahu aastas. Lisaks pakuti metsapoliitikas välja teine kolossaalne number, et Eesti metsade looduskaitseline aspekt peab paranema, et senise 0,1% rangelt kaitstava metsa asemel peaks saama 4% rangelt kaitstavat metsa. Tänaseks oleme me siis tegelikult ju kokkuvõtteid tegemas sellest, mis siis viimase 20 aasta jooksul on juhtunud ja kui siin Asko Lõhmus ütles, et Euroopa Liit ei ole oma biomitmekesisuse või siis elurikkuse eesmärkides edasi liikunud, siis Eesti minu arvates on seda teinud väga hästi ja meie loodus on kindlasti paremini kaitstud. Meil on paremad teadmised oma loodusest, kui olid 20 aastat tagasi. Samuti on meie metsade majandamine, metsatööstus, kõik see, mis nagu metsanduse kavandamisel plaaniti ka edasi arenenud. Nii et me üldkokkuvõttes ei saa olla nagu rahulolematud oma metsandusega või oma metsade seisundiga. Mis juhtub järgmise 20 aasta jooksul? Olen metsakorralduse teadlane, prognoosija ja see, mis juhtub tulevikus, seda ei ole võimalik ette teada. Nii et me saame lihtsalt läbi mõelda võimalusi, me saame tasapisi võib-olla teha kaalutletumaid otsuseid, kuid see, mis juhtub tulevikus, seda teab ainult tulevik. Metsanduses on meil hea haridus. Me oleme tehnoloogiliselt metsanduses hästi arenenud. Meie metsade andmed ei ole mitte Exceli tabelites juba alates 1970ndate keskelt on meil metsanduse andmed üksikute puistute tasemel. Suur arvutus olnud edasi väikearvutite andmebaasides ja see arvutusvõimsus, mida iga-aastaselt nagu metsandus rakendatakse, on ikkagi tohutu. Me oleme globaliseeruvas maailmas, nii et me ei saa olla need, kes on seal tehnoloogia eesrindel, mõtlevad välja uusi tehnoloogiaid, me oleme väike riik, meil ei ole seda inimpotentsiaali, meil ei ole seda võimalust kõikides asjades olla parim. Me peame püüdlema sinna suunas, kindlasti me seda teeme, nii et me peame tehnoloogiaid sisse ostma, me peame arenema. Üks küsimus, mida metsandus kavandamine 20 aastat tagasi nagu ei osanud ära lahendada, oli paberipuidu ekspordi küsimus. Täna kuulsime, et selles osas on Eesti ettevõtjatel tekkinud rahalist võimekust, soovi, tahtmist selle teemaga edasi minna. Et igal juhul mina arvan, et riik peaks seda soosima ja toetama. Millest me täna väga palju ei rääkinud, on metsaomanik ja metsaomaniku õiglused ja metsaomaniku roll ja õiglus metsanduses. Ja me millegipärast oleme neist selle aasta diskussioonides hästi palju püüdnud nagu metsaomaniku õigusi ahendada ühiskonna
hüvanguks ja kui me seda teeme, siis me peame võitlema välja kompensatsioonimehhanismi. Riik ei saa nagu metsandust üle reguleerida. Tuleme ülemineku ühiskonnas loomulikult tuleb lollusi takistada ja me oleme regulatsioonid sealt võtnud. Täna me peame erametsade osas regulatsioone leevendama. Ja lõpetuseks tahaks öelda, et eks me peame metsandust mõtlema ikka üldises ühiskonna heaolu kontekstis, et me tahame, et Eesti inimesed elaksid hästi, et ühiskonna heaolu suurem. Aitäh! Suur tänu teile. Eraldi küsimuste vooru ei ava, vaid päeva kokkuvõttena siis jätame need võimalikud küsimused läbi arutamiseks tordilauda. Järgmisena palun presidendi majandusnõunik Heido Vitsor. Tere õhtust ka minu poolt. Mina mõtlen, et millegipärast häält ei ole. Siin ruumis on õhk ilmselt kuiv, aga ma alustaksin oma muljete jagamist teiega ministri lühikesest sõnavõtust. Ja mul algul tekkis mõte, et minister oma esimese postulaadi, et kas Eestis toimub metsandusala debatt või monoloogide rida on valesti pandud, et vähemalt selle saali kohta ei saa ütelda, et debatti ei ole ja et räägitakse monolooge. Aga nüüd lõpus ma sain aru, et ka selles saalis räägitakse tegelikult natuke mööda. Sellepärast, et inimesed saavad ühest või teisest asjast natukene kas või aru, nüüd läks kõvaks. Aga kui üks räägib metsa juurdekasvust ja võimalikest raiemahtudest, mis on praktilised, teine räägib sellest, et kui palju üldse kõik kokku kasvab, siis ja kui nad siin saalis aru ei saa, siis mis me arvame, et Eestis need 800 000 inimest, kes eesti keelt lugeda ja kuulata oskavad, võiksid teineteisest aru saada. Nii et terminite ja selle rääkimine, selgelt väljaütlemine, millest ikka jutt on, see peaks olema siiski täpsem, eriti kui välja töötada visiooni. Nii et muidu võib tõesti minna liiga palju monoloogide ritta asi ja siis tulemus lihtsalt kasutegur visioonikonverentsidel või ükskõik mis nõupidamisel jääb madalaks, nii et antud juhul tuleks siiski alati ütelda, et millest täpselt räägitakse, sest muidu kui kaks erialaga väga lähedalt kokku puutuvad inimesed teineteist ei mõista, ei saa teineteisele mõistetavaks teha, siis on midagi viltu. Nii et minu arusaam on selline, et monoloogide rea oht on ka isegi asjatundjate ja spetsialistide, kes tegelevad metsamajandusega nende hulgas ja seda tuleks kindlasti vältida. Ja see puudutab ka andmete täpsust. Kui juba ei mõisteta, millest üks või teine räägib, siis ei saa aru ka, et mille kohta need andmed käivad. Ja tekibki segadus ja seesama segadust me tunneme ja näeme ju kõik. Mina kõige rohkem loomulikult, sest meie juures käiakse kaevamas pidevalt. Et ühed ütlevad, et ei lasta tööd ja teised ütlevad, et Eesti raiutakse kiilaks, eks ole. Mina ei tea. Ma käisin
pühapäeval metsas ja käisin 12 kilomeetrit metsa keskel, paar väikest lanki seal oli, põhjal oli kõik suur mets, peaaegu minu meelest nagu ürgmets. ja, aga nii ta oli. aga nüüd teiste ettekannete juurde. vaat kõige trikim asi on see säästlik metsamajandamine ja üldse säästlik majandamine. noh, siin on kõik reas ja ma ei taha teie aega üldse raisatagi, sest ma ei oska midagi lisada sellele, mis Asko Lõhmus rääkis, sest teadmiste lüngad on siin tõepoolest väga suured. ja see, kuidas modelleerida tulevikku, käib hirmsat moodi üle jõu, kuid sellele vaatamata seda tuleb teha. ja minule meeldis Asko Lõhmuse jutustus selliselt see, et me peame kogu aeg endale aru andma, et tulevikud on võimalikud, tõenäolised ja soovitavad ja nende vahel vahet tegema, kuid igal juhul mõtlema sellele, et millistel tingimustel soovitav tulevik võib realiseerida, mida me võime teha või peame tegema sellest ja kas me viitsime või tahame seda teha. nii et me soovida võime palju, aga me peame vastama alati sellele, kas me suudame, viitsime, tahame, oskame seda teha, et saavutada tähendab see soovitav tulevik või realiseerub see, mis on tõenäoline, mida Jumal annab. nii, põnev osa oli ka koolituse küsimus. igavesti lahendamatu küsimus, sellepärast et kuigi nõudlus muutub iga päev ja me teame, milline nõudlus on, siis koolisüsteem jääb alati või kipub alati jääma nii selle kooliprogrammi, üldharidusliku ja erialase kooliprogrammi tõttu ja nende õppejõudude või õpetajate koolituse tõttu sellest nõudlusest maha. nii et kuni me ei õpeta õpilasi ise kuhanduma ja täiendavaid teadmisi hankima ja kuni me ei saa aru, et see aeg, kus õpiti ära midagi gümnaasiumis, ütleme aastal 1910, siis sellest tarkusest jätkus kuni aastani 1970 ja see oli kõva gümnaasiumiharidus. nüüd sellist haridust enam ei ole võimalik anda. nüüd on võimalik anda ainult haridus selleks, et pidevalt õppida, elukestvalt õppida ja isegi mitte liikuda ühte suunda pidi edasi, vaid horisontaalselt teha jänesehüppeid ja kukerpall. ainult siis on võimalik tänapäevases muutuvas maailmas toime tulla ja olla haritud ja informeeritud ja edukas. see on reaalsus. nii, ja Eve Kiti, ei, see oli Eve Kitt oligi. aga nüüd jah, ja siinjuures mulle väga meeldis jutt võtmeoskustest ja baas- ja võtmeoskustest ja nende vahekorrast. sest nii, kui me tahame avatud maailmas elada ja olla seal edukad, siis need oskused, mida me koolis tavaliselt saame, baasoskused, ei aita meil edukad olla, sest jäävad puudu sellised oskused nagu koostööoskus, suhtlemisoskus ja loovus. eile ma olin kultuuritöötajatega või eriti kultuurikojaga koos ja me rääkisime ka kultuurist ja majandusest ja siis jutt oli ka suhtlemisoskusest ja ma tõin neile ühe näite või kaks näidet tegelikult. et kui kuskil riigis on Eesti mingi delegatsioon, siis Eesti delegatsioon selles ruumis, kus on palju rahvaid ja palju ettevõtjaid või poliitikuid, eriti palju ei suhtle, vaid on kramplikud omaette nurgas ja ajavad oma vahel juttu, nagu ei oleks Eestis kunagi näinud või poleks eesti keelt rääkida saanud. aga see on igapäevane mure. aga ma ükskord nägin ühte Ühendriikide nädala kirja, kus kaanepildiks oli, kuidas jagada
tänupühade kalkunit ja seal üks tükk oli Eesti vahetusõpilasele, kuid mitte ainult vahetusüliõpilasele, vaid ühesilbilisele vahetusüliõpilasele. Tähendab, tema suhtlemine oli nõu ja ees ja oligi kõik. Nii et mingisugust sellist kontaktide, sildade ehitamist, armuste vahetamist, seisukohtade väljaütlemist mitte mingil juhul ennem surm. Ja kui seda ei ole, siis ei teki koostööd, siis ei teki sünergiat, siis ei teki müügivõimet, siis ei tule lisandväärtus meie maale, vaid selle kätte, kes oskab suhelda, kes oskab müüa. Olime Rakveres, seal viiakse läbi sellist kursust, kus õpilastele antakse mingi ülesanne. See on selline mingi praktiline asi läbi viia. Näiteks rääkis üks poiss, et temal oli ülesanne võtta ühendus Toidupangaga ja korraldada siis Toidupanga töö Rakveres, aidata kaasa. Ja tema küsiti, et mis kõige raskem oli, kas see töö Toidupangas raske oli. Tema ütles, et ei, Toidupangas ei olnud üldse raske. Kõige raskem oli esimene kord telefoni kättevõtmine. See suhtlemisjulgus, suhtlemisoskus, suhtlemiskogemus on see, mis meie inimesed koolist kaasa ei saa. Avaliku kõnelemise oskus, mikrofoni kartmine, kaamera kartmine, see on, me peame sellest lahti saama, sest muidu me enda kaupa, me leiame küll müüjaid, aga me ei leia neid piisavalt palju, piisavalt agressiivseid, piisavalt osavaid. Sest palju neid looduslikku talenti meil ikka on. Nii et siin suhtlemisoskus, koostööoskus on väga. Loovusest ei ole üksi kasu, sest me loome, meil on loojad küllalt. Aga meie loojatelt ju, kuidas ütelda, mitte ei läpata ära, vaid meie loojad annavad oma kauba ära, sellepärast, et nad ei oska seda rahaks muuta. Nad oma loomingu müüvad, aga nad ei saa pidevaks raha teenimise allikaks seda muuta. Baltmaja tegijad on muidugi erandeid, neid erandeid on, aga neid on vähe. Nii, ja muidugi kõige pöörasem asi on see, mis on areng tehnoloogias ja selle peale tuleb kõige rohkem mõtelda, sest need muutused on üsna tõenäoliselt, mis siin ekraanil olid. Ja siin mul meeldib nüüd, see oli jälle Asko Lõhmus, kes esitas küsimuse, et me peaksime mõtlema ka sotsiaalse innovatsioonile, sest kõigi nende tehnoloogiliste muutuste, arengute mõjul, see, kus käeline, füüsiline töö ja rutiinne töö ära kaob, siis inimesed hakkavad elama, mõtlema, töötama hoopis teisiti ja hoopis teised väärtused ja kuidas ütelda, isegi võib-olla selline ühiskondlik moraal ja need kõik muutuvad, sest kui praegu on hea usin töömees au sees ja hinnatud, siis on hoopis võib-olla mingisugune selline koomikust idee teenimine palju suurem väärtus ja palju rohkem hinnatud kui see, kes 8 tundi ausalt kastide kokku lööb või euroaluseid. Nii et siin on muutused väga suured ja kõige hullem on see, et need inimesed, kes enam ei tööta suurtes kollektiivides, on riigieelarvele ja maksuametitele hoopis halvemini nähtavad. Me peame mõtlema sellele, kuidas sellises maailmas, kus suured ettevõtted, kus töötavad ainult robotid ja üks inimene ainult vaatab, kas robotil on roheline või punane tuli peas. Sealt tuleb väga vähe maksutulu, kui me robotid maksustama ei hakka, nagu Bill Gates soovitas. Nii et sellele sotsiaalsele muudatusele tuleks väga suurt tähelepanu pöörata. Aga mis statistikasse puutub, seda ma juba rääkisin. Aga igatahes konverents oli väga huvitav, nii et jõudu edasiseks. Aga tegelikult need kõik 4 ettekannet, mis siin peetud oli, need tuleks nagu kokku võtta ja vaadata, mida sealt välja annab sünteesida. Sest muidu nad jäävad nagu luikhaug ja vähk omaette ujuma, aga siit tuleb sünteesida välja mingisugune terviklik nägevus. Nii et kõike head teile. Aitäh! President majandusnõunik Leedu Vitsur oli teie ees
tulen ka lava peale tagasi, sest ma tundsin lihtsalt Heljo Vitsuri ettekandest ennast ära. Jaa, see koomikust ideede inimene. Mitte sellepärast, et väga head ideed oleks või väga head naljad, aga lihtsalt, et tööd ei oska teha, järelikult koomikust ideede inimene. Aga mõned mõtted ka, mis ma tahaksin hea meelega läbi rääkida, sest korraldaja arvas, et nii auväärt kokkuvõtjate järel võiksin seda mina ka teha. Ja mulle tegelikult väga meeldib see, et mõlemas kokkuvõttes kõlas seesama teema, mis kirjas on minul ka. Aga mulle tundub, et me natukene võib-olla vaatasime sellele pisut kitsalt. Ja kui me rääkisime siin monoloogist ja möödarääkimisest ja soovist saada rohkem dialoogi, siis mulle tundub, et selle taga kummitab meid üks selline pettekujutelm. Ja see pettekujutelm on mingis sellisest ideaalselt toimuvast maailmast, kus üks ütleb ja teine noogutab ja on nõus ja siis see teine ütleb ja esimene noogutab ja on nõus. Ja me tahaksime kuidagi saavutada seda, et meil ei oleks asja, mida me nimetame kas kommunikatsiooniveaks või häireks või konfliktiks. Sest tõepoolest, kes tahaks konflikti? Põhimõtteliselt ju mitte keegi. Ja oleme ausad, et kogu sotsiaalne meedia on tänapäeval üles ehitatud selle meie ürgse tungi rahuldamiseks, et saada endale suhtlemismaailm, kus ei ole konflikti. Aga me oleme täna siin 2 korral rääkinud sellest, et see ei tööta. Me võtame inimesena konflikti sellesse sotsiaalmeedia maailma kaasa. Me läheme seal samamoodi raksu, äksi täis, ütleme võib-olla halvasti ja ütleme halvemini sellepärast, et ta ikka kindlasti aru saaks. Me oleme sellepärast seal palju radikaalsemad, et ta ikka mõistaks meid. Et tegelikult meie sisse selline kommunikatsiooniviga või suhtlemisviga on planeeritud. Ma vaatasin seda sama logo siin, mulle õudselt meeldib ja see tuletas mulle meelde selle linna võib-olla ühe kuulsama mehe laias maailmas, laia maailma kontekstis Jüri Lotsmani kirjeldus kommunikatsioonist või suhtlemisest. Ja siin on väga hästi kujundatud või kirjutatud välja või kujundatud siis üks mudel, kus kommunikatsiooni ei saa toimuda. Kui mina olen, ütleme, et see väiksem ring siin sees ja keegi teine on see suurem ring ja me kattume absoluutselt, siis tegelikult kommunikatsiooni ei toimu, suhtlemist ei toimu. Me ei suuda suhelda omavahel, sest meil on kõik ühesugune. Kas sa tahad süüa? Jah, ma tahan süüa. Me juba teame ette, et me tahame süüa ja nii edasi. Suhtlemine algab sellel hetkel, kui üks natukene tahab süüa ja teine ei taha süüa. Ja see, kes ei taha süüa, on valmis võtsma lisakilokaloreid sellepärast, et söögi ajal saab rääkida. Ja see on tegelikult ühe konflikti läbikäimine. Ja täpselt samamoodi ei toimu suhtlemist siis, kui me oleme täiesti erinevates maailmades. Kui me oleme täiesti maailmades, kus mitte miski kokku meid ei seo, ütleb Lotsman. Ja tegelikult suhtlemine hakkab toimuma ja õppimine hakkab toimuma sellel hetkel, kus keegi ütleb midagi, mis minu pildiga päris täpselt kokku ei lähe. Sellel hetkel me hakkame õppima, sellel hetkel me saame teada midagi uut, midagi enda sees uut, kuuleme midagi sellist, mis vajab nagu reageerimist, tagasisidestamist, mis võib-olla ärritab meid, mis võib-olla paneb meid taskusse suruma oma vasaku käe ja pärast seda parema ka. Aga see saab olla ainukesena hetk, kus me läheme uuele teadmisele üle. See on konflikti situatsioon. Ja mulle ka väga tundub, et me kuidagi nagu otsime seda sellist konfliktivaba ühiskonda või konfliktivaba maailma. Sõbrad, seda ei eksisteeri, seda ei ole olemas. Nii et ärgem sellist mõõdukat konflikti kartkem. Monoloog on ainult monoloog kuulaja mõistes. Ehk kui keegi räägib, siis tema ei saa dialoogi pidada. Dialoogi saab pidada ainult see, kes kuulab. Sest et monoloogi pidaja, üksi rääkija ongi keegi, keda tuleb kuulata. See on päris huvitav mõte, kui ma ühel hetkel sellest aru sain, siis õppisin naist kuulama kodus. See on üks asi, millest ma tahtsin rääkida. Teine asi, millest ma tahtsin rääkida ja mis mulle tundus, et oli siin natukene sees. Ma nimetaksin seda ühe sellise väikese paradoksina, meil peades on palju paradokse või selliseid illusioone ja see on info levimise illusioon.
ja selle loo ärarääkimiseks kuulsin ühe väga-väga toreda näite alles selle nädala esmaspäeval, kui SEB Tallinna südalinnas avas oma innovatsioonikeskuse ja seal oli Timber Diametri mees Vallo Visnapuu, ilmselt paljud teda teavad ka, tõenäoliselt teiega kohtunud ja võib-olla olete ka isegi seda lugu kuulnud. Vallo käis Ameerikas. Vallo käis just Californias tutvustamas oma seda Timber Diametrit, see oli umbes samasugune konverents, kus räägiti siis nii-öelda puidust, puidu kasutamisest ehituses ja nii edasi. Ja siis oli järsku tulnud sinna ühe ülikooli esindaja lavale, kes põhimõtteliselt pöördus auditooriumi poole ja ütles, vau, me hakkame ehitama puidust. Õieti, me juba ehitame puidust. Ja kuvas siis ekraanile slaidi ja ütles, et palun väga, see on looma ja värav, me tegime selle katuse puidust. Enam-vähem samamoodi jäi saal vait, kõik mõtlesid, wow, mis nüüd toimub. Mingi täiesti sensatsiooniline, aga ülikooli mees oli ennast üles kütnud, kuna tema puitarhitektuuriga tegeles ja ütles, nüüd ma näitan teile veel ühte slaidi. See on tehtud Norras. Norra, see on üks Põhjamaa riik, seal kaugel Euroopas, Põhjapiiri peal. Ja kujutage ette, nad ehitasid Bergenisse 14-kordse puumaja. Saal oli täpselt sama vait. See oli pauk sellele seltskonnale, ehkki nad olid puidutööstusega seotud inimesed, puidumaailmaga seotud inimesed. Ja siis see inimene jätkas, ütles, et jaa, et okei, see Norras, see levib Euroopas, mujal tehakse seda ka, 14-kordne maja, see on sellel hetkel, kui see püsti pandi maailma suurim. Tõsi, norrakad ei teinud seda ise, tõid ühed teisest riigist. Ja nüüd ma ütlen midagi, mis mulle tundub endale nagu oluline. Kui me oleme siin täna rääkinud sellisest sotsiaalsest innovatsioonist ja korraks see mõte ju lihtsalt lipsas sellise poolnaljana läbi, aga tegelikult ka sõbrad. Mulle tundub, et Eesti Metsaseltsil võiks olla mingi selline oma selge missioon näiteks järgmise 5 aasta peale. Ja see on see, et see riik, mis on Euroopas nii-öelda esil puitmajade tootsmisega, puidu kasutamisega sellisel kombel, võiks võtta täiesti tõsise plaani selleks, et Eestis oleks oma metsanduse Silicon Valley. See olekski mingi koht, see oleks mingi paik, see oleks koht, kus teeksid koos ja paik tänapäeval ei tähenda seda, et me peaksime kohe tooma kopad kohale, tegema betoonist, sest nii on odavam, eks ju, ja mitte ehitama seda paika puidust. See võib olla internetikeskkond, see võib olla olemasolevate ülikoolide põhine võrgustik, see võib olla ettevõtete põhine võrgustik. Aga see võiks olla miski, mis oleks enda nii-öelda Celluloid Valley. Puidu kasutamise keskus, puidu kasutamise, puidust ehitamise teabekeskus. Ja loomulikult vertikaalis kõige vanemast, kõige nooremani välja, see võib olla, see peaks olema haridusprogrammid ja nii edasi, sest informatsioon ja selle sektori tulemus ei muutu muidu maailma silmis. Maailm on nii suur ja pagana suur koht, et nende jaoks ei ole väga suur asi see, et kuskil riigis 1 miljon inimest teeb kõige ägedamaid puumaju Euroopas. Kui me ise sellega ei tegele, siis jääb see tõenäoliselt tegemata. Haridus võiks olla selle sees, ma ütlen, esimestest hetkedest peale kuni üles välja. Ja see võiks olla jah, miski, mis tegelikult ütleme Eesti idufirmade kontekstis või nii-öelda Eesti enda selle lummuses, mis idufirmasid Eesti avalikus ruumis saadab, siis ei ole väga palju vaja, et idufirmast võiks saada nii-öelda pidufirmad ja miks mitte seda võiks teha puidusektor. Ma plaanisin siia aplausi, aga ei tule. Ja, see on sümpaatne, et täpselt ära liiguti seda, lasta jääbki kustunuks. Visioonikonverentsi lõpuks läbi käidud päevakava ongi aeg ära kustutada ja hakata uut päevakava kirjutama. Nii nagu korraldajad on lubanud, täna siin kõlanud ettekannete põhjal tekkinud aruteludes sündinud ideed lähevad kindlasti lendu, lendavad teieni ka. Suur aitäh kõigile korraldajate nimel, ütlen, kes täna kohale tulid. Teie kohal olemine juba iseenesest on suur väärtus, samas ruumis koos viibimine annab kahtlustetta kõikidele juurde, aga me teame, et see ei olnud ju lihtsalt, vaid see oli suur hulk nii-öelda mõttetööd, mis täna tehtud sai. Nii kui me siit uksest lahkume, pakutakse kohe torti. Aitäh teile
ilust päeva jätku!